Janek Mägi peres on tõeline hurmur, vana inglise lambakoer Eleius, kellel vanust aukartust äratav 17 aastat. Sul on väga tähendusrikas kamps on seljas. Jaa, see on Eleiuse karvadest tehtud, et selliseid pikakarvalisi koeri Eestis väga pidada ei taheta, sest neid peab kogu aeg kammima, aga mõnikord saab kampsuli. See oli jõulukingitus, jah, nii et ma sain sellise jõulukingitus. Aga Eleius oli ka ju sulle kingitus. Jaa, Eleius oli ka kingitus ja kui me siia majja kolisime, siis ma ütlesin Kätlinile, et ma võtan koera. Abikaasa Kätlin märkas kogemata Eesti Ekspressis kuulutust, kus oli 8 pojaga imelise vana inglise lambakoera pesakond ja nii Eleius Väänakandist Janeki sünnipäeva kingituseks toodi. Pärast Eleiuse pesakonna sündi on aga kennelis registreeritud vaid täpselt 20 vana inglise lambakoera kutsika sünd. Nii et neid on Eestis äärmiselt vähe. Kas sellepärast, et nende karvaga ongi nii palju tegemist? Ma arvan, et see on peamine põhjus, sest ta on väga kaunis, ta tegelikult elab päris kaua. Maarja-Liisil oli täpselt samasugune koer, elas 17-aastaseks, meie taata on ka 17-aastane ja see pingutus tõenäoliselt on just see, mis paljudele lastele meeldivad koera ei luba vanematel võtta. Ka Eleiuse kasvataja piirdus vaid 2 pesakonnaga, sest ehkki koer on imeilus ja tohutult sõbralik, ei tahetud kutsikaid osta. Kuidas te olete teda hoidnud, et ta nii vanaks on elanud? No, minu abikaasa Kätlin on tõesti väga palju vaeva näinud. Algul, kui nad toitsid koerakrõbinatega, oli Eleiusel väga vilet söögiisu. Hakkasin talle päris toitu andma. Kui ta ennem oli väga kehva sööja, siis korraga hakkas ta sööma kõike, mis ette juhtus. Ka laua pealt meie toitu kaasa arvatud ja paistis, et see talle väga meeldis ja sellest ajast saadik saab ta ikkagi päris toitu, et toorest liha ta kahjuks ei talu, selle peale tekkis tal allergia, aga ma keedan, panen aedvilja ja ta on väga rõõmus selle üle. Aga liha on siis milline? Kana, sellepärast, et alguses andsin talle veiseliha, selle peale tuli ka lõpuks allergia ja nüüd on jäänud kana peale sellepärast, et muud ta ei talu hetkel. Kala ka natuke. Palju armastust sinna juurde ja siis elabki koer kaua. Tal on olnud ka mõni operatsioon, kuid kõik on hästi läinud, tunnustab Janek meie loomaarste. Praegu ööbib ta muidugi toas, aga varem oleks hea meelega talvel lumeski maganud. Iga päev käib jalutamas. Vahel ei taha minna, vanus on kõrge, vahest natukene jonnib ka nüüd. Varasematel aegadel oli ta muidugi eriti selline uudishimulik. Suur karvane mõmmik on olnud tore kaaslane ka pere 2 pojale ja tütarjettele. Mina olin vist 3-aastane, kui Eleius tuli meile siia. Ehk siis ta on praktiliselt terve minu elu olnud ka. Mis seikluseid te olete koos läbi elanud? Oi, igasuguseid. Me oleme siin vendadega jooksnud ja mänginud ja siis kuidas Eleius on jooksnud meil järgi ja meil oli batuut siin kunagi ja siis hüppas meiega koos batuudi peal ja. Varem oli neil ka 3 kassi, aga 2 läks metsaelu elama. Vaid Eleiusest pisut noorem Miisu on ellu jääja. Meil on maakodu Peipsi ääres ja siis me võtsime kõik loomad sinna kaasa, aga nendele meeldis käia ööklubis. Ehk siis ma nimetan, et jäid ööseks õue, ei saanud neid kuidagi tuppa ja seal igasugused rebased ja täiesti loomulik metsaelu ja 2 tükki läks meil kaduma. Aga Miisu on küll selles mõttes olnud tubli, et ta ikkagi hoiab oma nahka. Mida tähendab Eleiuse nimi? Eleius on Poseidoni poeg, aga nüüd, kus kõrge ea tõttu kuulmine on tal kehva, siis ma tavaliselt vilistan. Et selle peale neid kõrgeid helisid, nende peale ta reageerib kohe väga hästi. Lõhnu tajub aga endiselt väga hästi, ka kassitoit meelitab. Kass hakkab mind hommikul kiusama kohe, kui ma ärkan. Ma olen tavaliselt esimene, ärkan suhteliselt vara, 6-7 ajal. Ja siis ega ta enne mulle rahu ei anna, kui ta on oma portsu kätte saanud, siis ma pean vaatama, et Eleius seda ära ei sööks.